olete jälle jõudnud meie kanalile. Mina olengi... Okei, proovime. Ma ei tea! Või ma hakkasin mõtlema sulle nagu, et ma ütlen sinu nime ennem, vaata. Tere! Oleme jõudnud jälle Koralli kanalile. Mina olen Helena. Keili. Väga tore ja täna me räägime 5 asja, mida ma oleksin tahtnud teada ennem, kui ma alustan ettevõtlusega. Et me panime endale siis 5 pidepunkti, mida ma oleks tahtnud teada ja lähme siis järjest, et äkki kordamööda räägime, on ju? Jah, et võib-olla ütleks kõige algusesse, et mõni õppetund lihtsalt tuleb läbi käia, et päriselt aru saada, kuidas see ettevõtte värk töötab. Ja, no me oleme siin 1,5 aastat ise tegutsenud. Jep. Et on helgemaid hetki, on natukene raskemaid hetki, aga see kõik, ma arvan, see raskus käib selle asjaga kaasas. Just. Et muidu teeks ju seda kõik. Täpselt. Vot, aga millest siis alustame? Võib-olla sa räägid oma esimese punkti lahti. Jah, et esimeseks punktiks ma oleme pannud siia, et mitte keegi ei tule sind päästma. Sest see ju tegelikult, kui sa alustad, siis sa mõtled, et ohohoo, et mul on nüüd vabadus teha kõike, mida ma tahan, sest et mina olen ise enda boss, mitte keegi ei tule mulle mitte midagi ütlema. Aga tegelik reaalsus on see, et nüüd see edu sõltubki sinust. Ja et see, kui palju sa annad, nii palju sa ka saad. Et nagu vanasõna ütleb, et mida külvad, seda lõikad on ja. Et see võib esialgu tunduda mega hirmutav, aga ausalt öeldes meie puhul võib-olla nii hirmutav ei olnud, sest et me olime kahekesi ja me olimegi Helenaga, et let's go, vaatame, mis saab ja teeme lihtsalt ära. No ma tooks ka selle välja, et tegelikult kui mõelda, et jah, ettevõtte alustamine tundub selline vabadus ja enda aja juhtimine, siis tegelikult sa paned palju rohkem aega sinna sisse. Sa võtad asja südamega ja sa tahad ikkagist anda parimat, sa tahad anda 100% alati või 120% isegi. Et ikkagist pead arvestama, et kas sa siis, kui sul on veel täistöökoht näiteks või kool on ju, või sa oled ema, siis kus sa võtad selle aja, et kas sa võtad siis oma unetundides selle aja, kas sa võtad oma pere arvelt selle aja, et noh, mina siis teen pigem õhtuti tööd, sina vist teed, ma ei tea, lõunal on ju, kui laps magab. Üldiselt jah. Noh, siis kui sa leiad aega, et ikkagist mille sa siis loovutad, kas oma sõpradega aja veetmise, oma kaaslasega aja veetmise, magamise, et noh, millegi arvelt see ju aeg tuleb võtta, kui sa tahad midagi teha, enda asja. Jah, ja võib-olla ongi see, et kui sa ei ole, on ja kui sa oled nagu palgatööl ja versus see, et sa teed ise midagi, siis see ongi kõige suurem asi, mis on erinevus see, et sa ühte teed sa ikkagi armastuse ja emotsiooniga ja teist teed puhtalt sellepärast, et elada ja raha saada, on ja. No võiks olla nagu mõlemat, on ja. Jah, aga see tegelikult on tõde ju. No jah, selles mõttes küll. Et sa ikkagi ju teed seda, et elada. Seda küll, jah. True. No nii, kõik maksab rohkem ja võtab kauem aega, kui sa võib-olla arvad alguses, et noh, ma toon selle välja, et tegelikult ettevõtte alustamine ei ole kallis, sa pead maksma riigilõivu 200 €, aga seal lihtsalt võib-olla tuleb nii palju muid kulusi juurde, millega sa ei ole alguses arvestanud, et ma ei tea, kodulehe tegemine, domeeni ostmine, sotsmeediad on ju tasuta, raamatupidamisplatvormi valimine, siis makselahenduste, noh, meie müüme digitooteid, sellepärast meil on vaja seda makselahenduste süsteemi on ju või rakendust. Siis, noh, praegu mul ei tulegi rohkem. Töötlusprogrammid. Ja Canva näiteks on ju ka üle 100 € aasta. Jah, kus me kujundame on ju, teeme disaine, et see kõik maksab. Fototöötlusprogrammi maksan näiteks mina eraldi, see on ka 12 €, see on muide tudengi soodustus, muidu on 24 €. Okei, ja et ütleme nii, et jah, et alguses tulid need kõik meie enda taskust ikkagi on ju, et sul pole vaata ettevõtet, kus oleks mingisugust tulu, siis läheb puhtalt enda taskust. Jah, et praegu mõtleme ka, kas võtta endale videotöötlusprogramm osta on ju, aga noh, me oleme leppinud, et senikaua, kuni me siin alustame, natukene soojendame sisse end siia YouTube'i maailma, siis ikkagi teeme tasuta platvormidel, et proovime hakkama saada. Ja Canva tegelikult on ka tasuta, aga lihtsalt seal
kuna me teeme ka klientidega koostööd ja meil on natuke võib-olla rohkem vaja seda kvaliteeti, siis meil on ikkagi tasuline. Brändkitid seal. Siis meil on eraldi brändile loodud nagu oma selline kit, ehk siis nagu brändi kuvand või CVI siis on ju, et kus sa saadki võtta kohe kliendi värvitoonid, logod, kõik on ühes kohas on ju. Et minu arust tasuta versioonis seda funktsiooni ei saa kasutada. Jah. Vot. Ja 3. punkt on siis see, et kõik justkui räägivad edusaladustest, aga mis asjad need ebaõnnestumised siis on, et pidevalt me kuuleme edulugusid ja podcastides igal pool, et kui lahe kõik on ja võib-olla natukene räägitakse neid koperdamisi, aga seda nagu ei räägi keegi, et kuule, et ma pool aastat ei saanud mitte ühtegi klienti või et ma pool aastat, ma ei tea, sõin ainult kirnudlet, sest et mul ei olnud raha. Aga igatahes töö käigus saad sa aru, et see järjepidevus on kõige olulisem ja kui sa võib-olla oled mitu korda samasse augu kukkunud, siis lõpuks sa tuled sealt nagu tugevamana välja. Et meie enda puhul võib-olla ei olegi olnud läbikukkumisi otseselt, aga kui meil on olnud näiteks mingisugune probleem, siis me oleme nagu selle õnneks väga hästi ära lahendanud. Et näiteks mõnikord on see, et mina tunnen, et ma olen rohkem motiveeritud tööd tegema, siis tuleb vastupidi, Helena on rohkem motiveeritud. Siis me kirjutamegi ja põrgatame üksteisega nagu neid tundeid, et kuule, et teeme nüüd on ja või et mis värk on. Et nüüd, kui meil on siis rohkem neid päris kliente, siis on muidugi see, et me iga päev panustame on ja aga jah, et kui tuleb mingisuguseid asju ette, siis tuleb ikkagi olla avatud ja probleeme siis lahendada mõistlikkuse piires. Et näiteks Helenaga me oleme jõudnud kokkuleppele, et kui me tunneme, et meil on praegu nagu mega halb tuju, et me oleme üle stimuleeritud, siis me mainime seda kohe. Kuule, Helena, ma tunnen praegu, et mul on reaalselt kõigest täiesti siibe. Sorry. No täna oli see päev, kui sul läks kõik hommikul pekki. ja siis sa ütlesidki mulle ja siis ma tean arvestada sellega, et sa ei ole minu peale vihane või kuri, et vaid see muul põhjusel lihtsalt on ju. Aga meie puhul kindlasti tugevus on meie kommunikatsioon, me räägime, me oleme suhtes põhimõtteliselt teineteisega, me räägime igapäevaselt on ju häid halbu kogemusi kõike, et oma tundeid ja mis ma tahtsin veel midagi öelda siin, aga... Et ütle ausalt välja kõik asjad, mida sa tunned, sest et lõpuks on see, et see nagu maksab sulle kätte, kui sa ei ole aus. Jah, ja siis ussitad kuskil oma ette või oma kaaslasele, aga see ei muuda ju probleem, see ei lahenda probleemi ära, et ikkagi öelda välja, mis ei sobi ja koos leiame lahendused tegelikult ikkagi, kes meie ju koos töötame. Ja, ega me oleme ka põhimõtteliselt nagu abielus. Põhimõtteliselt jah, et... Ja 4. punkt siis, et klient ei hooli sinust, vaid ta hoolib sellest, kuidas sa probleemi ära lahendad. Et ühesõnaga alguses me panime hästi suurt rõhku ja palju rõhku oma brändi kasvatamisele ja võib-olla, et kui ilus mingi disain välja näeb, aga tegelikult alati see ilu ei too ju tulemust. Et ikkagist... on vaja väga läbi mõelda kliendi põhiselt, väga personaalselt, et mida see klient vajab ja kuidas me siis tema probleemile laheneme, et ja kõik võib-olla ei sõltu ainult sellest, et kuidas see välja näeb, vaid et kui efektiivne see siis on, et jah, kuidas siis teha niimoodi, et nende äri lõpuks kasvaks. Just. Ja viimane punkt, et tegelikult raha ei ole alati kõige suurem probleem, et probleem on võib-olla oskus seda raha endale teha. Ehk siis, et paljud inimesed arvavad, et ettevõtte loomine jääb justkui selle taha, et mul ei ole raha, siis mul pole mõtet ka ettevõtet luua, sest mul pole ju algkapitali. Aga meie puhul oligi see, et me maksime oma selle riigilõivu ära, oma sissemakse tegime ja hakkasime vaikselt lihtsalt toimetama. Et meil ei olnudki vaja, et mul oleks mingid mitmed tuhanded kuskil taskus, vaid me lihtsalt hakkasime vaikselt pihta. Me ei seadnud endale võib-olla kätte saamatuid eesmärke ja saime nagu väga hästi hakkama tegelikult. Ja üks asi, mis on veel ettevõtluse puhul oluline, et sa võiksid teha tegelikult selgeks endale müügi- ja turundusoskuse juba enne, kui sa ettevõtlusega alustad. Et meie enda puhul oli see, et kuna me ise tegeleme, on ju, oleme turundustaustaga ja natuke siis müügi ka, on ju, siis me justkui teadsime tegelikult, kuidas hakata ise enda ettevõtet turundama.
et see on nagu meie nagu kasuks mänginud, et kui sa näiteks, sul on mingi teine toode või nišš, siis tegelikult on see, et natukene võiksid teada, et sa ei pea kohe näiteks teenust või midagi sisse ostma, et arenda ennast natuke enne seda juba või töö käigus. Ja ikkagist ma arvan, et ettevõtte sa lood siis, kui sa tunned, et sul on ikkagist mingi oskus. Olgu see siis, meie puhul turundusoskus on ju, et mina olin ennem puutunud veebilehtedega kokku võib-olla rohkem, Keili sotsiaalmeediaga on ju. Aga võib-olla sul on, ma ei tea, mingi teed maailma parimaid küpsiseid või ma ei tea, koristad kodu mega efektiivselt on ju. Et lihtsalt mingi sinu oskus ja pöörata see siis enda kasuks, et kui see sulle ka väga meeldib, et miks mitte siis lisatulu teenida sellega. Ja võib-olla ongi see, et kui ma võib-olla oleksin juba varem neid asju ette teadnud, siis võib-olla see protsess ei olekski nii huvitav olnud, sest meil tuli ikka päris palju koperdusi on ju ette, et nagu see eelarve küsimused ja asjad. Aga võib-olla ongi kõige suurem küsimus iseendalt küsida, et kas ma olen valmis selleks, et tegelikult ettevõtlus ei ole see, et mul on kõik nagu mustvalgelt selge, pilt selge kõik. Et sa pead ikkagi nagu arvestama sellega, et igalt poolt tuleb midagi ja sa ei saagi nagu kõiges kindel olla, ega elus ei saagi milleski kindel olla tegelikult. Ja ükski tee ei ole otsetee, nii et... Aga siiski ma ütlen seda, et ikkagist alustada ja kõik need oskused sa õpid ettevõtluse käigus, et me ju ei teadnud ka mitte midagi. Et me ei teadnud ettevõtlusest mitte midagi, meil olid lihtsalt oma spetsiifilised oskused, milles me oleme head, aga see kõik, mis sellega kaasneb, kas või raamatupidamine on ja või müügi tegemine siis või klientide värbamine, et seda sa õpid kõik aja jooksul, et pigem alusta, et mitte keegi ei tea ennem, kui nad on alustanud, et kuidas see ettevõtte loomine, tegemine päriselt käib. Et pigem alati ütleme, et alustage. Alustage just. Yeah. Aga tõmbame siis otsad kokku jälle videol ja aitäh, et sa vaatasid meie videot, kindlasti jällegi like'i, subscribe'i ja mine vaata, mis me seal sotsiaalmeedias ka teeme. Yeah. Nii et bye! Ciao!